Eelmisel aastal sai Tallinna linn valmis keskkonnahoidliku ürituse korraldamise juhendi ja selles juhendis on toodud põhilised punktid, mida kõik ürituse korraldajad peavad siis järgima, kui nad mingit üritust korraldavad. Ja see juhend on mõeldud järgimiseks kõigile linnaasutustele ja ka linna koostööpartneritele, kes siis linnalt oma tegevuseks toetust saavad. Peamised punktid, mis seal juhendis on välja toodud, mida kõik ürituse korraldajad peavad siis järgima, on näiteks materjalide ostud, et iga ürituse juurde kuuluvad mingisugused dekoratsioonid või suunaviidad või näiteks nimesildid, siis tuleb järgida, et kindlasti need oleksid korduskasutatavad, et me saaksime need iga aasta uuesti ja uuesti kasutada. Teine põhiline punkt, mida tuleb järgida, on jäätmete liigiti kogumine. Ehk siis, kui me kogume üritusel jäätmed liigiti, paneme paberi eraldi, paneme pakendid eraldi, biojäätmed eraldi, siis on võimalik nendest uusi asju teha. Aga kui me viskame need kõik kokku, siis lõpetavad nad kas siis prügilas või põletuses ja väärtuslik ressurss on niimoodi kadunud. Väga tähtis osa ürituse korraldamisest, kui seal pakutakse ka sööki ja jooki, siis tuleb seda sööki ja jooki serveerida korduskasutatavatelt nõudelt. Et seesama seadus on siis ka üle-eestiline, mitte ainult Tallinna asutustele järgimiseks, ehk siis igal avalikul üritusele, kuhu me läheme ja ostame sööki-jooki, peab see olema serveeritud korduskasutatavat nõudelt. Ja antud juhendit ei pea siis järgima ainult need, kes üritust korraldavad, vaid me kõik kindlasti käime erinevatel üritustel ja siis külastajana järgida seda, et ma ei läheks sinna näiteks üksinda autoga kohale, läheksin ühistranspordiga või jala või rattaga, võtaksin oma korduskasutatav pudeli kaasa ja ka kohapeal käituksin keskkonnasõbralikult, ehk siis tõesti, kui ma midagi ostan sealt sööki-jooki, siis ma selle ilusti ka kõik ära tarbin. Ja kuigi me kõik ei ole suurürituste korraldajad, siis me kindlasti puutume kokku sellega, et me korraldame väiksemaid üritusi enda perekonnaringis, on need siis mingid sünnipäevad või nüüd suvel tulemas suve mingisugused jaanipäevad või festivalid, siis ka seal järgida, et see üritus oleks võimalikult keskkonnasõbralikult korraldatud, ehk siis kasutame jällegi päris nõusid, ei osta ühekordseid kaunistusi, kui on mingisugused laste sünnipäevad ning jällegi toidusöögi raiskamine, et ka kodus tõstan ette täpselt nii palju, kui ma ära söön.